keskkaitse Sten-Patrik Brunn, number 15, Märten Pajunurm, keskkaitses temal Kivi. Ja tundus, et ei olnud seda varianti ja võimalust sealt pealelöögiks, aga nüüd tuleb kaugelt pealelöök ja Pavel Tõõmov. Jõulisemat noorenduskuuri polnud vaja teha. Ja, meeste osas on sama pisut mänguliselt muutunud ja nüüd on Kuressaarel varianti ja Vetkal peab siit tegema tõrje ja Kuressaare. Ilin seda andmas. Ja jääb lahtiseks Kivil võimalus ja 1-0. Andero Kivi. Andero Kivi, jah. Kuressaare kohalik mees sel hooajal esimene. Ja see on see värav, mida ma arvan, et nii Andero kui ka meeskond kui ka klubi on nagu väga-väga oodanud ja no, Sander on ju andnud Jupiti Anderole võimalust alustada ja on oodatud, et millal ta selle kalaga kohe virrutada selle valveta jäänud värava suunas. Tuleb senderdus ka. Usta saab, kas saab palli maha võetud, tuleb löök ka. Ja milline tõrje. Tuvastati, et see oli ikka Usta. Ja pall jääb madalaks ja lahtiseks ja tundus, et Jürisoo sai sealt peale. See ei ole väga levinud filosoofia ja üks, keda ma tean, kes seda ka jutlustas päris jõuliselt, oli Sergei Frantsev ja kes siis lahti kogu aeg leiab õiget koht ka praegu. Ja tuleb sealt rikošett ja veel pall keskele. Ja nüüd on lahti ja läheb mööda ja kogu Kalevi meeskond hüppab püsti. Ja siis... Ja keskmine vanus, mida sa juba algus ütlesid. 20. Jah, just. Jermatšenko. Ja oli luba. Muuseas, Flora keskkaitse Erko-Joone Tõuges valdab sellist löögimudelit päris hästi, et kus... Ja jääb lahti ja tundus, et sealt on teine tulemas. Posti Eenso vastukäik on siis see, et Brunn peab tõusma samamoodi sinna appi ja nüüd... Smirnov sealt sisse tulemas ja löök ja Jermatšenko lööb 2-0. Ja Posti Eenso relvad töötavad. Jäime mõlemad vaatama. Et siin 52. või 53. minuti alguses siis just Artjom Jermatšenko Kuressaare 2-0 ette viib. Võitleb Sinilaiuga, võtab hästi maha. Usta leiab suurepäraselt vasakult ääres Švedovski. Uuesti Usta. Ja pall on lahtine ja seal on mitu rikošetti ja nüüd Nõmm ja... Sel lihtsal printsiibil toimunud muudatused väljakule, et... Pigem süke kaitsev. Ja... Vaata ära löövad, siis on neil veel kõik võimalused see mäng päästa, aga Nõmm saab vahele. Ja tuleb pealelöök ja pall jääb lahtiseks. Võtab ka siin veel oma sekundit. Jaušenkovil on vile suus ja siia see lõpeb. Väga tempokas, võitluslik ja omapärane mäng isegi mingi nurga alt ja Kuressaare võtab 3 punkti sellest 6 punkti mängust. Tallinna Kalevi ründaja Ats Purje minu juures. No täna 2-0 kaotus Kuressaarelt. Võtta pisut oma sõnadega mäng kokku. No ütleme jah, et tundus, et olime domineerivam pool, lasime standardist ära lüüa, magasime mängima maha. Ja siis ma arvan, esimest poolega me domineerisime, ei löönud ära, aga ongi, kui väravaid ei löö, siis raske jalgpallis võita. Just nagu ise ütlesid, et ilmselgelt ka protsendid näitasid, et te domineerisite, saite rohkem peale lööke. Mis jutud vahel räägiti, mis muutuseid sisse plaanisite tuua? Ma ei olnud riiesruumis, et ma ei tea, aga ilmselt selles mõttes mängupilt toimis esimene poolega, aga ei saanud soovitud tulemust väravate näol siis. Uus peatreener ka, kuidas uue peatreeneriga harjunud oled? No eks ikka harjunud jah, et toob mingeid oma ideid sisse ja on näha, et mänguline pool on okei, aga jah, et kahjuks eks ikka kaitses juhtuvad need lapsikud vead. Jätame mängijad markeerimata, teine värav ka nagu kasti peal. Seal ei saa vaba mängija olla, aga Kuressaare lahendis elu eest ära. Suur tänu sulle, Ats, edu järgmisteks mängudeks. Aitäh. Ja kohe-kohe on meie juurde tulemas ka FC Kuressaare kapten Märten Pajunurm. No täna 2-0 võit siin kodus Kuressaare kunstmurust ja Kuressaare staadionil. Võtta mõne sõnaga enda mäng kokku. Väga huvitav mäng ja väga õnnelik, et saime 3 punkti kätte. Väga tähtis mäng.
korraliku vastasega, et eelmine kord Kalev pani meid korralikult selili meie enda tõttu, aga täna tegime korrektuurid, kuigi tekkis keerulisi perioode, kus hakkas sarnaseid asju välja nägema, aga poolel tegime head korrektuurid, teist poolega alustasime jälle väga hästi, saime 2-0 kätte. Lõpus ikka vastased võtavad suuri riske, palju palle kasti seal natukene kinkisime seal, aga kui palle kasti viid, ikka juhtub kaitses asju ka, et suutsime hambad ristis taga lõpuks nulli hoida. Natuke oli õnne ka, aga kõvasti oli pingutust ja kui nii palju pingutad, siis juhtub häid asju ja suurepärane meel siin emadepäeva eel, emale ka väike eelkingitus juba teha ema ka staadionil, et tuju on hea. Ja nagu ise paar mängu tagasi ütlesid, et kodu on vaja kindluseks teha. Kas nüüd kodu on kindlus ja mis selle kindluse niimoodi loob? Kodu on alati kindlus olnud, isegi kui need kehvad seeriad tead, et suudad uue seeria kokku panna, et nüüd 2 mängu järjest siin, mõlemad mängud siin Murul oleme võitnud, suurepärane Muruväljak, meil alati nauding siin mängida, et kiitus kõigile staadioni inimestele ja meeskond ka. Oleme nüüd rohkem terved püsinud ja saanud seda tööd teha, et ei ole iga nädal paar võitmemängijat puudu, et see on ka olnud suur positiivne mõju, aga eks tänane mäng ka ei ole väga kaugel ideaalsest, et siit palju õppimiskohti, aga mõnikord on hea õppida ka võitudest, et ei pea seal kurva kaotusega õppima, vaid võidad, saad punktid, aga ikkagi palju asju, mida parandada. Just tabelis ka nüüd 13 punkti peal suur hüpe tulnud, viimased mängud siin võite ja viike ka sisse tulnud, et mis selle muutuse toonud on? Muutus ei olegi, pigem oleme jätkanud seda samasugust tööd, et hooaeg alustasime hästi. Korra nii-öelda kukkusime ära, tegime vajaliku restardi meeskonna sees ka, et peale seda on tunne läinud paremaks nii trennis kui mängudel, et hakkab see ühtne rusikas uue treeneri all välja kujunema ja platsil on väga mõnus olla. Suur tänu ja edu järgmisteks mängudeks! Ja, tarvis! Ja.